6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käigu saade ikka jälle edasi kütab. Türgi rallil on sõidetud reedene päev. Mina siit Tallinnast, Raul Ojasaar ja sina sealt Türgist, Karl Kruda. Tere, Karl! Tere, Raul! Rõõm on olla jälle tagasi, olgugi, et vahemaa meie vahel on suur, siis saated ei jää tegemata ja leiame tänasel päeval kõik igati poodi viisi, et saame tuua selle päevase informatsiooni teieni. Ja tegelikult ju juhtus meil päris palju, Raul. Juhtus palju tõesti. Ma kõigepealt küsin üldse sinu käest, et kuidas sina selle päeva veetsid, et käisid katsete peal ka, kui jah, siis millistel või mis sa üldse täna nii-öelda ette võtsid? Ma ikka käisin, vaatasin natukene ringi ka ja ütleme nii, et see bensulõhn tõmbab mind ikkagi sellele asjale lähedale ja kohe tekib selline väga-väga kodune tunne. Küll, aga ma tunnen nendele sõitutele ikkagi väga kaasa, sellepärast see ilm siin on ikkagi üsna kuum ja kuidagi sellised vanad mälestused tulevad kohe meelde, et seal autos on eriti kuum ja üks hetk, kui nagu jõuad ka nagu katse arvutis seda asja vaadata, et siis see, millised need meeste näod on, et tegelikult ikkagi täiesti läbimärjad, kes olid tolmused, kes olid rohkem tolmused, kes vähem, jälle tegelikult päeva lõpuks olid kõik veel pudased ka, et see päev oli väga raske, nii absoluutselt kõikidele, nii pealtvaatajatele kui sõitjatele, ilmastusolud olid meeletud ja aga selle peale tegelikult on hea tõdeda, et kõik WRC autod on tänasel päeval lõpus ja selles mõttes ilma suurte muredeta, kui ainult rehvi purunemine. No mida sa oma silmaga sealt kaeda said? Millist katset vaatamas käisid? Ma käisin siin keskmist katset vaatamas täna ja selles mõttes oli hea olla tagasi raja ääres. Ja ikka mõnus on. Midagi suurt erilist ma ei näinud, et siin jäin natukene hilja peale, aga toimetamist siin teistel asjadel veel, et mul oli täna sünnipäeva. Aga kõiki sai tehtud, kõiki sai jõutud ja loodetavasti homme näen natukene rohkem. No vot, igatahes läheme siis nende tänaste sündmuste juurde. No Türgi ralli, nagu me rääkisime, seal alati juhtub palju ja täna juhtus ka. Draamat oli kõvasti. Rehvi purunemised on võib-olla märksõna number 1, mis meil siis täna siit kaasa on võtta. Ott Tänak ka ei pääsenud sellest sugugi mitte. Sellel, võib öelda vist, et kui rehv pidi purunema tal, siis tal purunes kõige halvemas kohas üldse. Ehk siis selle kõige pikema katse suhteliselt alguses tundus, kohe hakkas see kaotus sealt tiksuma ja tiksus lõpuks üle minuti, sellepärast et see rehv lõpuks, nagu ta ütles ise, et kuskil 6 kilomeetrit enne lõppu tuli välja pealt täiesti maha. Enne seda oli ta veel enam-vähem sõidetud, kuigi see ajakaotus tuli ikka, aga lõpus tundus, et jäi isegi korra seal vist seisma, pidi seal tagurdama korra ja igatahes päris kehvasti see läks. No enam halvemas kohas vist ei oleks saanud see rehv katki minna või? Tegelikult oleks saanud isegi halvem. Minu jaoks see rehvi purunemine sellel katsel ei olnudki võib-olla nii hull teistel katsetel. Minut 18 kaotust Verinu Villile, kes tegi tegelikult väga suurepärase katse, kes oli lõppunud rehvi üks katse enne seda ja ta pidi lihtsalt suruma ja vajutama. Aga sellest lähtutud, et sellel pikal katsel pärast lõunasel, kus oli tee juba nii katki ja nii palju kive ja ilmastiku mäng, mis tegelikult kuutus selle katsel oli nii selline täiesti teistsugune out of the box. Et seal juhtus nii palju ja tegelikult siin, kui seda katset eraldi vaatama hakkas, seal 3 mees sõitsid kiiresti, kelleks oli New Will, Nafti ja Ogier, kes suutsid selle katse lõpetada 10 sekundi ja katse kilometraaž oli 38 kilti, ülejäänud kõik kaotasid üle sekund-kilomeetri üle ja Ott oma katkise rehviga tegelikult suutis sõita väga hästi, et ta ei kaotanud nii palju, et ta oleks meeletu vahe jäetud teistegi sisse, sellepärast et vahe hetkel 7. sellel kutsus kukkus, aga vahe nii, et 5. ja 4. aga ei ole nii dramaatiline või nii suur, et seda ei oleks võimalik tagasi teha ja tegelikult tegemist on väga-väga raske ralliga, et siin võib kõiki juhtuda. 2 mehel on veel rehvid purunemata ka, aga 10 autost 8 on täna ikkagi rehvid katki läinud, et see on ilmselge märge, et kõik aeg võib juhtuda. Just, et kellel lihtsalt läheb natuke õnnelikumalt, kellel mitte, et Ogier siin ka, kellel esimesel katsel seal kas rehvi rõhk kadus või läks see täiesti katki, sellest võib-olla täiesti aru ei saanudki lõpuks igatahes
väga suurt ajakaotust talle see asi ei põhjustanud, on siis teisel kohal päeva lõpetuseks, nii et Esa-Pekka Lappilt väga võimas päev, 17,7 sekundit siis edu Ogier ees, Neville ka 18,4 ehk siis Ogier'st vaid omakorda 0,7 sekundit tagapool. No Esa-Pekka Lappi ja üldse Citroeni ees tuleb ilmselt müts maha võtta, et Citroeni mehed mõlemad siis esikolmikus, kaksikjuhtimine, arvestades seda, mis toimus siin paar nädalat tagasi Saksamaal, siis mõneti mõtled täiesti uskumatu pilt. Täiesti uskumatu küll ja minu jaoks on hea meel tõdeda, et Esa-Pekka jalad koguvad välja või ta on leidnud ja õnnelik on näha seda ta sõidab väga hästi, sõidab väga kaalutustena, ta juhib 7 sekundit natuke naljakas, sellepärast 6 katsest 5 täna erinevad võitjad olnud, Esa-Pekka on võitnud ainult 1 katse ja tegelikult ta juhib sellise vahega, ta ise ütles, et Soomes 17 sekundit oleks meeletu vahe, Sigil, Türgi, minutaeg on ka väike vahe, et kõike võib alati juhtuda ja tegelikult on pikad päevad veel ees, aga Citroen on alati tugev tegelikult rasketel rallidel. Mehhikos on nad võidukad olnud aastaid, Argentiinas on alati tugevad olnud ja eelmine aastal olid tegelikult tiim tugevad ja see aasta nad jällegi näitavad, et 2 Citroeni seal ees on väga tugevad. Olgugi, et meil võib olla väikseid draamaid, sellegi poolest nad tänase päeva suutsid lõpetada 1-2, mis nende jaoks nad ei ole seda ammu näinud ja Lappil üldse ei ole sellist nagu suurepärast hooaega olnud ja mitte midagi halvasti tahaks öelda, aga lihtsalt palju on olnud ebaõnne ja hea on näha neid mõlemad selle ees, et just seda nii, et ta nagu murdmas. Jah, just nii, Toyotad seevastu mõlemad siis, või mitte mõlemad, vaid kõik 3 täiesti ebaõnnestunud päev kokkuvõttes tiimi jaoks tervikuna 7., 8., 9. on need kohad alles ainult Pontus Tiidemand WRC autodes, siis neist veel tagapool, et kui Tänakul ja Latvalal mõlemal läks korra rehv, siis Miigi olukord oli natuke teistsugune, et see pärastlõunane pikk katse, kus Tänakul ka rehv läks ja lakkas ju vihma sadama, tuli vahepeal lausa padukat täielikku ja seetõttu need mehed, kes siis läksid kõvade rehvidega sõitma, nemad kannatasid ja Miigi puhul oli see eriti hästi näha, rääkis ise ka mees, et oli nagu jää peal ja ei saanudki aru ju, kuidas see auto tagaosadel täiesti ära lagunes sealt, et kuuldavasti sai pärast alles inseneride käest teada, et kes talle pärast katset kirjutasid või helistasid, et kuule mees, et mis sul seal taga juhtus, et ise ei pannud tähelegi, aga auto justkui lagunes täiesti tagantpoolt, hakkasid tükid lendama. Seda oli tõesti naljakas vaadata ja see vestlus üldse selles katse lõpus, kuidas ta läks äksi täis ja natukene võib-olla tegi nalja ja väga teraval kujul, siis rehvi valiku ja vihma üle ja tegelikult see ongi see ralli üks väga selline ebatäpne külg, et stardipositsioon, kas see on ees või tagapoole, et see ilmast võib ka palju seda aega, et ei saa alati võtta 1-1, võib-olla nagu sa oleksid ringrajad, kus on ka tegelikult ühtega pistmist võib-olla rohkem nende hardid, aga nendel tasetel kellel ka mul rehviga Esa-Pekka. Jube kehvasti, see levi katkeb siin, ütle see viimane lause uuesti korra. Vabandust, et siin viimasel või sellele S6 täna oli üks ka, kes sõitis kõvad rehvidega Esa-Pekka lahti. Tema sõitis Chris Mintist minut aega kiiremini. Seda ei saa ka rehvides lõpuks asi alla. Vot, igatahes tõesti see 6. katse, pikk katse oli väga selline pöördeline, seal tõesti väga suured vahed tekkisid, nagu sa ütlesid, Neville selle katse võitis ja Chris Meek ja Andres Mikkelsen mõlemad kaotasid sinna minuti kanti, kummalgi otseselt midagi väga suurt ei juhtunud, konkreetselt mingisugust väljasõitu, rehvi purunemist neil ei olnud, et tõesti seal väga suured vahed tekkisid sisse ja lõpuks üldarvestuse ka natukene pea peale pöörasid. Aga üks teema, millest on palju siin otseblogis kas või küsitud, kirjutatud,
on see, et miks sõidab Ott Tänak nii aeglaselt, me oleme harjunud ju, et Ott Tänak, kui auto püsib terve, siis ta on alati seal katsevõitude peale võitlemas, täna ei ühtegi katsevõitu veel, tagatipuks see rehv ka purunes, tuli suurem ajakaotus, aga isegi ilma selle rehvi purunemiseta, kuhu läks siis minut 20 ümmarguselt on ta ju üldarvestuses ikkagi Lapist, ütleme, ümmarguselt 20 sekundit ära andnud selle esimese päevaga, et kas me saame öelda, et Tänak sõitis aeglaselt ja kui jah, siis miks see nii oli? Et ma ütleks, et tegelikult tänane päev oli Tänakule väga hea, et oleneb, kui seda rehvi purunemist ei oleks olnud, siis oleks arvestatud minuti maha, arvestatud seda, kus ta päevaks kukkus, oleks ta olnud enam-vähem turvaliselt, ei saa turvaliselt kunagi öelda, et ralli on veel pikk 2 päeva minna, aga ta oleks üks 4., 5. kohal ja löögivõimeline esikohale, et see rehvi purunemine tõesti oli natukene nagu nukker ja see tempo tal, ma arvan, oli valitud just selline, et seda rehvi purunemist ei tuleks, et kui tema käest küsiti ka, et kus siis see juhtus või mis juhtus, siis ta ütles, et mul tõesti ei ole aimu, et see oli keset teed ja selliseid asju ette ei ole näha ja Ott ei olnud ainukene sõitja ekipaaž, kellel selline mure täna esineb. No vot, igatahes see tee puhastamine ja lahtine see kiviklibu seal, mida me sealt otsepildis ka ju nägime, mis oli ikkagi tohutult selline kohati nii suured kivitükid, et seal esimesena sõitja ei olnud kindlasti mitte lõbus. Kindlasti mitte, aga selle tee iseloom ongi selline suured rasked kivid. See tee on tegelikult lükatud mäe külje peale või mäe serva peale, enamus teed siin kruusadest ka. Ja tegelikult selle tee põhi on ongi nagu mägi põhimõtteliselt, aga sinna peale veetud siis nagu liivkruus või mingi asi, mida sõidetakse buldooseriga üle, et need augud katab ära, aga kuna VRC autol on nii palju jõudu, ja ralliautul üldse on palju jõudu, et nad kiiresti kaevavad need nii-enda teed sügavaks ja lahti ja tegelikult need kivid hakkavad käima vastu ja see, kes vaatas ka täna seda VRC all live, siis seal päris palju oli kuulda erinevaid pauke ja sellised ebakõlad, just see, mis ei ole sellel autole väga tavapärane hommikust tiiru esimest katset vaadates, siis mulle just tundus, nagu autod oleks madalad olnud, aga tegelikult lihtsalt nii kiiresti kaevabki see tee sisse. Täiesti oma laadi tee ja see on üks põhjus, miks ta selles VRC-s meistrivõistlustel on, et tuua sisse natukene midagi huvitavat. Ja ma pean seda tegelikult oli väga põnev päev. Jah, põneva päeva lõpetuseks Toyotast natuke rääkisime, Miik Tänak Latvala 7., 8., 9. suhteliselt väikse aja vahe sees, seal Miigi ja Tänaku vahe lõpuks jäi 5,3 ja Tänaku ja Latvala vahe omakorda 5,1, et paljud küsisid ka seda, et kas Chris Miik oleks pidanud äkki mingisuguse sellise ajatrahvi võtma sealt ja Tänaku endast mööda laskma, et homme oleks eestlasel siis nagu parem stardipositsioon. Mis sa sellest arvad? Idee alati on hea, aga siin on päeva lõppedes on selline mure tegelikult, et kui pärast viimast katset toimub nii-enda mingi ajakaristus või trahv, siis see ei mõjuta järgmise päeva stardipositsiooni. Et seda oleks pidanud tegema kas katse peal või eelmisel katsel, aga kuna need asjad muutusid nii kiiresti, et siis kõik on veel võimalik ja tegelikult arvestades seda, et 2 päeva on veel minna, siis see nii suurt rolli ei mängi. Otil ühtepidi on homseks üsna okei positsioon sealt 3. tunnarajale, sellepärast, et siis on mingi joon sees, suuri kive ei ole veel tee peale toodud, et pärast seda hakkab jälle hullemaks minema ka. Kuna mina ei ole just selles piirkonnas sõitnud ja nii täpselt võib-olla ei tea selle piirkonna omapärasid, siis lõppkokkuvõttes ma ei oska öelda, kus parim koht oleks, kus olla, aga ma usun, et Chris aitaks ka teda ja võib-olla nii-öelda, kui tema ees on just meeskonnakaaslane ka, mitte siis sellisel juhul Hyundai sõitja, siis ei tekita võib-olla nii palju pinget just Otile ja Matjule, et seal Hyundai meeskond võib-olla võtaks kasutusele mingit teistsuguse kaarte ja tegelikult neid kaarte on ju vahepeal tahetud kasutada ka ja nendest me oleme ka ajaloos sinuga natukene rääkinud ka, et kui kaugele tegelikult võiakse minna, et kus lõpeb see sportlikkuse mehe piir, aga enne ei saa seda kunagi teada, kui seda tehakse ära ja loodetavasti seda ei juhtu.
aga ma usun, et Chris seal vahel tegelikult on selline hea turvaline puhver. Just viimane katse täna, viimane asi, millest siin veel tänase päeva kokkuvõtteks rääkida, Tanis Ordo täiesti uskumatu katsevõit, terve päeva justkui seal passis kuskil taga, okei, tal seal hommikul läks korra rehv ka ja see suurest mängust lõi nagu välja, aga selle Lula katse teisel läbimisel üllatas kõiki, 10,9 sekundiga võttis katsevõidu, kust kohast see tuli? See oli ka minu jaoks täiesti suur üllatus, sellepärast, et kui hommikust nii-öelda Tanis Ordo sõitu vaadata, siis kõik oli selline hea ja rahulik ja siis mingi hetk hakkas ütlema, et tal on mingid turboprobleemid ja viimasel katsel selline aeg, see oli natukene selline nagu välk selgelt taev. See tõesti üllatus, aga see näitab jällegi seda, et Tanil on super käed ja tegelikult väga hea kiirus. Ta on super sõitja ja ta on aastaid sõitnud väga kiiresti ja top-aegu. Kahju oli, et tal ralli alguses esimest katsele oli täna hommikul kohe Refi Purunemine. Tema oleks kindlasti olnud see mees, kes oleks võinud nii-öelda teha Lappi ja Ogieri elu natukene ebamugavamalt. Aga see viimane katse, see oli tõesti tegelikult uskumatu, et sa sõidad 0,6-0,7 sekundit kilomeetril kõikidest teistest kiiremini. Ja teised mehed olid kõik üsna lähedal. Kas tal olid rehvid alles, tänu sellele, et tal turbo ei toiminud või oli seal lihtsalt kuidagi püssivarutust veel midagi nagu lisada. Lõppkokkuvõttes ei tea, aga mees näitas, et oskab sõita ja annab sõita ja temaga peab arvestama. Just, läheme siit edasi BetSafe'i rubriigi juurde, tuletate meelde uue kliendi pakkumist, kui teed endale BetSafe'is konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt koefiga 1,5, siis annab BetSafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse ja sellist asja saab siis kasutada 4 kuud järjest ehk kokku 100 eurot võimalik tasuta panustamisraha endale teenida ja väike selline teade lisaks ka veel, et kellel kodus seda WRC Plus ei ole ja kellel Delfi otseblogist ainult ei piisa, siis on võimalik Tallinnas Kristiines minna Oliirise spordibaari, seal on selline koht nagu BetSafe Arena, natuke kinosaali moodi, olen ise seal käinud mitmeid kordi, seal siis suurel ekraanil näidatakse kõiki katseid otsepildis, nii et kes tahab sellist kinoelamuse moodi ralli vaatamist, siis Kristiines Oliiri spordibaaris selline võimalus on olemas. BetSafe'i koefitsientide juurde minnes, kui eile rääkisime ju sellest, kuidas Ott Tänak on ikkagi soosik number 1 koefitsientide järgi, siis täna see loomulikult enam niimoodi ei ole. Ott Tänaku rallivõidu koefitsient on tõusnud koguni 20 peale. Kõige sellisem väiksem koef on üldse Sebastian Ogier 3,00, järgnevad Terrin Neville 3,50, Esa-Pekka Lappi 4,00, siis tuleb Andres Mikkelsen 15, siis juba Tänak Sordo 20, Suninen 25, Miik 40 ja Jari-Mati Latvala 100. Uskumatud numbrid, aga ma kindlasti ütleks, et üks asi, mida ei tasub siit vaadata, kui see läheb, tasub ikkagi vaadata, aga kui see asi kulgeb samas tempos nagu täna, kaks vitrööni juhivad, siis nendest kahest kindlasti eespool on lõpuks Sebastian Ogier, sest temal on neid punkte rohkem vaja ja Esa-Pekka Lappil on neid nii vähe, et ta kindlasti pigem aitab mees nii-öelda selle jaoks Sebastian Ogieri. Aga siit 100 on ka üks huvitav number, et ikkagi väga-väga raske Tallinna kino ja kõiki juhtub ja eelmine aasta näitas seda ja tegelikult täna esimest päeva. Et 100 see lihtsalt back-office number on väga tegelikult. Nojah, et kui siin on Tänak minut 37 liidrist maas ja tema koef on 20, Latvala minut 42 maas ja tema koef on 100, siis võib-olla see tõesti sümboolne väike summa sinna 100 peale, äkki tasub ära, aga veel teiste ennustuste juurde minnes, Ott Tänak kas jõuab esikolmikusse, siis on koef 3,50 ja Ott Tänaku top 2 5,00, et ma ei tea, mulle tunduvad isegi need natuke liiga väikesed koefid, et sinna panustada, aga no mine tea, võib-olla siin ikkagi neid katkestamisi tuleb veel ja Tänak lõpuks tõuseb sinna etteotsa nagu eelmine aasta, aga tuletab meelde, eelmine aastal ta oli 5 pärast esimest päeva, et ei olnud nii palju see vahe, oli see mingi 30-ga midagi, natuke üle poole minuti, seekord siis üle minut pooleteise ja tõesti natuke raskem see olukord on kui eelmine aasta,
aga ja veel viimane selline panus, mis siin on võimalik teha, Sebastian Ogier versus Thierry Neuville, kumb saab kõrgema koha siis ralli kokkuvõttes, Ogier 1.80, Neuville 1.92, et ma ei tea, minule isegi tundus, et Neuvillil oli nagu natukene parem hoog siin päeva teisel poolel, ütleme nii. Ja Neuville võttis kindlasti jalad tuuvalt välja ja tegelikult ta sõitis päeva teisel poolest väga hästi ja seal oli niisugune väike viha ka taga, et kaua sellise vihaga kestad seda ei tea, aga mees tegi ikkagi suurepärase sõidu ka selle peale. On need 3 meest on nii-enda võitlevad maailmatiitlidele ja tegelikult on need klass omaette ja Neuville näitab väga hästi, et tal on ja ta on võimeline sõitma väga kiiresti, aga vahepeal ta kipub vist võib-olla liiga turvalist joont hoidma, nagu ta selle ralli alguses, aga päeva teisest pooled, eks tal käis ka sama vahepeal üle ääre ja tekitas meile sellist põnevust, mida oli tore vaadata. Ja, et ta teele tagasi sai, aga ütleme nii, et siit on tõesti ikkagi 2 päeva veel minna, homme võid natukene 1 päev olla, aga sellegi poolest esimene katse on 30 kilomeetrit ja teised ringid täpselt sama. Just nii, läheme siit edasi kuulajate küsimuste rubriigi juurde, ma ei tea, kas see on sellepärast, et me eelmises saates seda meelde ei tuletanud, et meile saab endiselt see aadressil 6kaik@delfi.ee küsimusi saata, igatahes ainult üks kuulaja on meile siis meili peale kirjutanud, kuulaja Marko, minu mäletamist mööda varemgi meile siin küsimusi saatnud ja kirjutab päris pikalt, natuke rääkisime sellest Ott Tänaku tänasest sõidust juba ära, aga mis oli üks osa tema küsimusest, aga küsib siis Marko veel niimoodi, et millist taktikat võiks siis homme näha, et Otil pole otseselt põhjust väga suruda, vahed on piisavalt suured, vaid pigem loota, et esimesed mehed korjavad endale mõne probleemi külge või kuidas? No, ütleme nüüd, et praegu on selline hea positsioon, ütleme, et suur vahe ei ole just, et tegelikult häid punkte endale koguda, selline 8. koht ja 5. kohane on ainult 30% ja tegelikult täna selle teisel läbimise pikkatse näitus, et vahed võisid olnud katsestelda minutiga, et päris nii-öelda üksikummi lõdvaks edasi lasta ja lihtsalt nii-öelda sõita, et natukene tuleb ikkagi pingutada ka, aga ma usun, et selle ralli ja ikkagi võlu täpselt nii, nagu Ott ise ka ralli alguses ütles, et mida vähem sul juhtuks ja mida vähem probleeme on, seda kõrgemalt sa võid lõpetada. Ja ma usun, et homme päris nii-öelda hulgema ei minda ja keegi kunagi hulgema ei lähe, et tegelikult kõik on veel võimalik ja selle peale võib-olla nõme on öelda natukene seda ja ei tahakski kohe kõva häälega välja öelda, aga kuna ikkagi nii suur fänn ka Otil ja Matil, et mingid probleemid kindlasti tuleksid kaasa teistel aitamaks meid tõusta mingid kohti, aga ütleme, et iga inimene on oma enda õnnesepp ja eks homme näeb, mis homme päev toob. Just, ja Marko küsimuse viimane osa oligi see, et kuna täna on nii paljudel rehvid läinud, siis arvestades Türgi iseloomu vaevalt laupäev või pühapäev ka selline jalutuskäik pargis on, et ilmselt ka Ogier ja Neuville'i vaheline võitlus, kui see peaks lahti minema, võib ka mõne intsidendi kaasa tuua. Ja Ogier peaks kindlasti olema Neuville'ist eespool ja see on tal võib-olla eesmärk number 1. Kõige parem oleks tema jaoks võit ja lapsi tema vahel Neuville 3. Kui mõlemad tulevad sama tempoga lõpuni, siis ta jõuab punktidega lähemale. Aga ütleme, et andmine tuleb kõva kõikide sõitjate poole pealt ja usun, et Dani Sordo ja Andres Tikkelsen ütlevad oma sõna sekka ja Dani Sordo andis viimast katsel mõista, et poisid, et ärge üldse unustage, et ma olen täitsa siin. Just nii, igatahes homne päev ka sarnaselt tänasele suhteliselt varakult alguse saab, aga pigem varaga lõpeb, nii et jõuab ka õhtul rallipäeva jälgimise kõrvalt mingisuguseid toimetusi teha, esimene katse siis kell 8.43 ja viimane katse algab siis juba kell 4.06 õhtupoolikul, nii et õhtu täitsa võib mingisugused plaane teha, aga kõige kangemad rallisõbrad. Nii et ootame huviga homset. Meie siit praeguseks tõmbame otsad kokku, aitäh, et olite meiega. Tuletame veel kord siis meelde, et kui teil on meile küsimusi, eelkõige muidugi spetsialistile Karlile, siis saatke need meili aadressil 6kaik@delfi.ee. Mis seal ikka? Karl, naudi Türgit ja räägime siis homme õhtul uuesti, milliseid katseid sa seal vaatamas käisid ja mis muljeid jäid?
teeme nii, tänud kuulamast ka minu poolt ja homseni. Homseni. Kuues käik podcasti tõi teieni Betsafe.